et väga kahju, sest me hakkame just ruumi planeerimisest teemadel ka rääkima, et see oli selline väikene nii-öelda näpuharjutus, et kuidas ühe kooli kontekstis saab, aga Johanna, palun, ja Tõnis Harjus, riigiarhitekt ja Rivo Noorkõiv Geomeediast, palun, ja Bianca Plüške Althoff TalTechist, nii et olge head, hakake ennast siin mugavalt sisse sättima. Ma enne nii kaua küsiksin sinu käest, Johanna, et sa oled öelnud, et ruumi planeerimine on väärtuste kujundamine ja ma tean, et sa tegelikult ei ole lihtsalt kaasamisnõunik riigiarhitekti büroos, vaid ka teadlane. Et mis on sinu jaoks see käivitav huvi nendes küsimustes ja sinu selline trigger, miks sa teed nii oma praktiku kui teadlase tööd? No, see on selline päris põnev küsimus. Mis see minu trigger on? Ma ei tea, võib-olla õiglustunne natukene, et mis on, ütleme siis viimase, ma ei tea, 10 aastaga selgeks saanud, et ma olen mõneti idealistlik, et me just Biancaga enne siin ka arutasime ja siis ta ütles, et ta võib-olla kutsuks mind rääkima lihtsalt selle ühe nii-öelda töökogemuse najal, aga et jah, et Bianca mainis, et õpikus on see ideaalne maailm, et õpikus on see, eks ju, mida me siis idealiseerime või mida me soovime näha. Ja siis ma hakkasin sellele mõtlema, et jah, et eks ta nagu tõsi on ja iga kord, kui me ma arvan, et ükskõik keegi alustab millegagi, siis ta ikkagi eesmärk on võimalikult selline ideaali lähedane ja võib-olla ütleme ka siis selle teaduskarjääri või uurija karjääri nii-öelda kogemuse najal. Eks me käimegi siis ju uurimas neid ideaalsemaid või vähem ideaalsemaid juhtumeid, et nende najal siis ikkagi pannagi kokku siis võib-olla siis see üldpilt nagu praegusest praktikast. Aga jah, et võib-olla see on minu trigger, et tegelikult ma tahaksin, et kõik oleks nagu ideaalne. Aga ta paraku ei ole, et kuidas me siis nii-öelda toimetame. Aga ma loodan, et sellesse arutelusse saad ikkagi ka avada neid konarusi. Aga ütle mul üks asi veel, et enne, et kas proua küsimus sellele, et kuidas valimiste vahepeal saaks ka midagi teha, saab selles paneelis? No ma tahaks loota, et võib-olla vähemalt mingisugused viited ilmnevad. Väga hea. et vaatame, kuidas läheb ja loodetavasti suudame midagi avada. Et võib-olla jah, alustuseks siis aitäh kõigile, kes on siia kohale tulnud ka meilt, et ütleme siis niimoodi, et võib-olla raamiks selle teema, et meil on siin teadlasi, meil on siin kogukonnahuvilisi, meil on siis tõesti siin neid demokraatia nohikuid, nagu eelnevalt mainiti. Meil on siin kogenud eksperte, konsultante, kes on siis ütleme selle kohaliku omavalitsuse poole pealt mitmeid kordi sisse vaadanud, toetanud, aga ka teisipidi ise teadusmaailmaga seotud olnud. Ja siis on meil siin arhitekt, kellel on kogemus nii kohaliku kui riigi vaate pealt, et ütleme võib-olla need küsimused, millele võib-olla siin diskussioonis siis ka natukene vaid vastuseid või ütleme siis sissevaadet sooviks näha, ongi ütleme siis ruumiloome, et on ka selline ideaalis siis ühiskondlik tegevus, et me kõik kuidagi lepime kokku siis mingisugustes ruumiväärtustes ja siis püüame nii-öelda neid ellu viia või nende suunas siis liikuda. Aga et ütleme, see ruumiloome protsess, eks ju, on seadusandlikult üsna reglementeeritud, et siin ka siis saksa kolleegiga vesteldes, et on nii-öelda see formaalne pilt ja siis on see mitteformaalne pilt ja siis nii-öelda raskus ongi siis võib-olla selles, et kuidas nii-öelda need kaks maailma kokku tuua. Ja võib-olla siis alustuseks küsikski seda, et kuidas ütleme see ruumiloome protsess just selle kahe nii-öelda maailma nii-öelda kokkupõrkes või kokku tulemises on muutunud, ütleme siis viimase sellise 10 aasta jooksul. Et võib-olla annaks sõna Tõnisele. Jaa, nii alustame 10 aastat tagasi, aga tere ka kõigile minu poolt ka. Kõigepealt, kui ma siia sisse tulin, ma olin ka vaimustuses kogu sellest settingust. Ma olen ikkagi ruumiinimene, vaatan, et see venüüvalik on suurepärane, nagu välismaal. Just väga mõnus. Ja loomulikult seltskond on ka väga muhe, nii et tore siin olla. Aga ma olen iseenesest selle üle sattunud paratamatult mõtlema sellepärast, et ma ise, kui ma intensiivsemalt hakkasin avalikus sektoris tegutsema Tartu linnaarhitektina siis aastal 2012.
ja olin selles rollis 11 aastat, mis ongi enam-vähem siis sihuke nagu mingit moodi elukaare nagu vaatlus ka, et mis siis muutub. Ja tegelikult väga objektiivselt võttes on meeletult palju muutunud. Kui me räägime ka arutelukultuurist kui sellisest või targast juhtimisest koos kõikide vajalike osapooltega, kes ruumiotsustesse võiks nagu kaasuda. Meil oli ka rõõm kutsuda Tartusse ka piloteerima rahvakogu formaati. Meil on siin ka Maju Lauring ja Tele Pehk, kes aitasid seda läbi viia ka. Ja see oli ka minu jaoks selline nii-öelda next step metoodiliselt, et aru saada, kuidas teha päriselt nii, et sul on võimalus saada laua taha kõik võimalikud osapooled. Ja ma arvan, et sellise formaadi korraldamine 2012, see oleks nagu kohe välja naerdud, et see ei ole ju realistlik. Kuulge, kas te tahate päriselt anda volikogu otsustusrolli natuke nagu inimestele? see oleks olnud huumor. 2012 ma pidin inimestele ka seletama, mida tähendab avalik ruum veel. Me olime ikka sellel tasemel. Et tasub endale nagu selles mõttes mitte endale, aga ühiskonnana meile ikkagi pai teha, et palju on muutunud või kui me siin ka gümnaasiumi ettepanekuid vaatasime, et tegeletakse koolis kaasava eelarvega, jumal äge asi, lapsepõlv või minu nooruspõlves sihukest asjadega, võib-olla oli asi minus, aga me ei tegelenud sellega. Et muutus on toimunud. Ja kui nüüd proovida võib-olla mõelda, et milles see siis muutus seisneb, et mida üldse võib-olla siis see nagu hea ja demokraatlik otsustusprotsess tähendab, et siis kui ma siia sõitsin trammis ja mõtisklesin selle üle, siis ma jäin mõtlema, et mida tähendab see tunne, kui sa tunned, et sind ei ole nagu õigesti või piisavalt mingisse protsessi haaratud, mis tunne see on. Ja ma jäin mõtlema, et see on mingi võimestatuse tunne, et sa ei tunne, et sul oleks olnud võimalust millessegi panustada ja kaasa rääkida või võimetuse tunne siis, kui on nagu negatiivne stsenaarium. Ja kui niipidi mõelda, siis tegelikult nagu selline edukas koosloome kaasamine ongi tegelikult nagu võimestuse küsimus, et kuidas anda nagu seda võimu mõnes mõttes otsustusprotsessides ära. Ja mis nüüd nagu ruumi teemades, miks see nagu hästi keeruline teema on see, et nagu sa ütlesid ka, tegemist on kompleksse maailmaga hästi paljude otsustusregulatsioonidega, mingite protsessidega ja seal ei ole täielikku võimu äraandmist kunagi võimalik teha. Ehk siis sa pead erinevate metoodikate alusel erinevates otsustusetappides lihtsalt hindama, et kellele nüüd on põhjust ja vajadust seda anda ja kellele mitte ja mil määral, et see on ka võimestuse aste võib-olla erinev. Et see on see, mis muudab võib-olla selle teema ruumi aspektis kompleksseks. Ja nüüd, kui mõelda, siis tuleb uuesti küsimuse juurde tagasi, et mis siis nagu muutunud on. Muutunud on see, et me oskame täna, meil on partnerid, kelle käest küsida nõu, millises hetkes siis seda võimestatust on vaja tagada ja kuidas seda tagada ka, et mis metoodikad need on. Sest lihtsalt öelda, et me kaasame kõiki, siis ei juhtu mitte midagi, et see ei ole nagu realistlik ka sellised soojendavad mõtted. Ja minul on kohe 2 head nii-öelda märksõna siis, mida siit võtta, mis ka võib-olla nagu natukene juhatavad sisse, et Tõnisel kindlasti on nagu arvamus, aga ma küsiks võib-olla Rivolt. Et ütleme, need muutused lepime kokku, et on toimunud ja on toimunud, eks ju, paremuse poole, aga et kas see on ka, ütleme siis Eestis nii-öelda igal pool ühtmoodi? Kõigepealt tervitus demokraatidele, kes usuvad sellesse, et demokraatia on võimalik ja jätkuvalt. Et vaadates nüüd oma mätta otsast eelkõige siis läbi selle, et ma olen tegelenud omavalitsuste ja riigi arengu kavandamisega ja selle koha peal ruumiloome on minu arvates üks selline väga hea koht mõelda läbi, mis tähendab kogukonna kaasamine, sest ruumiloome minu vaates tähendab identiteeti. Ja kui mul on asjadega identiteet, siis järelikult see on ka koht, kus ma tahaksin nendes asjades kaasa lüüa. Nüüd, kui oli küsimus, et veel, et vaatame natukene ajas, siis ma arvan, et mis Eesti puhul on väga selgelt märgata, mida ammu aega ei olnud, kui me alustasime, ütleme kas või taasiseseisvumist, et tegelikult see õigusruum on väga kõvasti arenenud. Et mida täna reguleeritakse, kuidas reguleeritakse, et see kaasamise protsessi tagada ka õigusruumis ja me võime alati tuua näited, et see õigusruum ei toimi,
aga oleme ausad, et seal on ikkagi väga kõva edasiminek, kui me võtame kas või planeeringus, kuidas kaasatakse. Ehk see on seadusega väga selgelt öeldud ja põhimõtteliselt saavad kõik välja öelda. Nüüd teine on see, mis mind väga muretsema paneb, on see, et minu meelest Eesti riik tsentraliseerub. Ja kui te vaatate ühiskonnas toimuvat ja mõtlete selle peale, et kuidas mina selles ühiskonnas toimetan ja kuidas ma saan kaasa rääkida, siis me esitame endale küsimuse, kas see on isereguleeriv osa, kus me räägime kogukondadest, kui palju me talle anname õiguse ja võimaluse iseregulatsioonideks. Ja nüüd, kui te vaatate ajakirjandust, mis mind kohutavalt häirib, esinev minister, näiteks välisminister, selle taga on sulgudes Eesti 200. Esineb keegi teine minister, selle sulgudes on Reformierakond või ka kolmas minister, siis seal on sulgudes jälle mingi partei nimi. Ma ei tea, kas teile ei tundu niimoodi, et aeg-ajalt, eks ole, tunned ennast, et kas ma olen parteide mängukann ja kas need inimesed, kes esindavad mind Eesti Vabariigi ministritena, on Eesti Vabariigi ministrid või parteide ministrid. Ja kuhu ma nagu sihin? Ma sihin sinna, et kui ma vaatan ka seda kohalike kogukondade toimetamisi, siis te näete, et see partei värk on seal, eks ole, väga kõvasti esitatud. Ja sealt hakkavad terve rida lõhesid kuni selleni välja, et naaber ei taha naabriga rääkida, sest nad kuuluvad erinevasse parteisse. Ja te näete, eks ole, et Eesti ühiskond on läinud väga võimsalt parteide vahelisse kemplemise siukese suunas. Ja kui te tahate niimoodi Eesti ajalugu lugeda, siis lugege Georg von Rauchi raamatut Eesti poliitiline elu 1920-1940. Ja te näete, et me oleme teatud asjadega oma omavalitsusega, oma iseseisvusega jõudnud sinna maale. Nii et siit tekib küsimusi väga palju, aga see ruumiloome on minu arvates see koht, kus seda kaasamist saaks väga hästi teha ja seda ka tehakse. Ja kui siin oli küsimus, et kuidas ma saaksin ka valitsuse vahetuste ajal või siis ütleme niimoodi, et ei pea ju valitsuse vahetus toimuma, aga on valimised, siis üks võimalusi kogukondades on need samad kohaliku omavalitsuse arengukavad ja nende kaudu või planeeringud, nende kaudu läbi mõtestada seda, mis on see ruum minu ümber ja kuidas ma sellesse suhtun. Aga see tähendaks ka seda, et jah, ma olin kaasatud, sõin ja jõin seal minagi. Sõime ära tonni saia, 2 ämbrit teed ja kohvi, aga mis siis? Ehk siis see küsimus minu jaoks on see, et kas sellest ka midagi muutub. Ehk see kaasamine, osalemine ja otsustamine. Ja kui te nüüd niimoodi vaatate seda pilku, siis te näete, et siin on hästi palju töövahendeid ja kas või see, kuidas me täna oleme siin ruumi korraldanud, on üks selline võimalus ja te saate naabritega rääkida, aga kui me oleks istunud üksteise taga, siis ma arvan, et me ei oleks seda rääkimist niimoodi teinud, nagu siin on võimalik. Nii et mõelgem nende asjade peale siis, et kas me ka otsustat nii jõuame. Aitäh, Rivo. Bianca, kas sul on äkki kommentaari, et ma tahaks võib-olla kohe sellest kinni, et see kaasamine, osalemine ja otsustamine, et mina pakun võib-olla siin pigem sellist väljapoolset vaatet, mitte ainult see, et ma ei ole Eestist pärit, vaid ka see, et me oleme teadlastena nagu pigem toetanud ja vaadanud kaasamisprotsesse nii-öelda kõrvaseisjana, mis on natukene teise positsioon. Ja seal me oleme eriti näinud see probleem, et selle lüliga kaasamisprotsessi ja siis valitsemise vahel või otsuste eluviimise vahel. Ja siin tahaks just esile tuua, et tihtipeale, kui me mõtleme nagu kaasamise peale, siis me mõtleme pigem tõesti seda kaasamisprotsessi ise, kuni meil on sisendid käes. Aga mis siis nende sisenditega juhtub, kes nende üle otsustab, et see jääb tihtipeale tahaplaanile. Ja siin võiks ka mõelda, et keda siis kaasata, sest et
tihtipeale on ju selleks, et neid otsuseid elu viia, sul on vaja mitte ainult veenda elanikke, kellega sa nagu kaasamisprotsessis räägid, vaid ka veenda need oma kaasotsustajad, kaastöötajad, et nad oleksid valmis seda sammu võtta, siis mõned protsessid muuta. Ja ühe mõttena ma tooksin sisse siin nagu sellist, kuna enne oli see küsimus, et mida me saame teistmoodi teha või kuidas me saame siis vahele sekkuda, et võib-olla see küsimus ei ole ainult ka nagu elanike juures, vaid ka nagu valitsuste juures. Ja me oleme hiljuti arutanud sellist mõtet nagu sellist refleksiivset valitsemist, et just, et sina kui valitsus või otsustaja, et võib-olla proovid asetada ennast nagu teiste inimeste rollis, kes üritab midagi sinu süsteemis muuta, kes tuleb oma mõtetega, kes tuleb oma ideedega ja kas tal päriselt on võimalik seda kuskil süsteemi sisse anda, kus on see koht, kus ta oma ideega tuleb ja siis, kui see idee on kuskil valitsuse sees, et kes siis edaspidi sellega tööd teeb, kas on see valmisolek ja kas on üldse need struktuurid olemas. Et me saaksime ka nagu seda viimast väga olulist miili kaasamisprotsessist nii-öelda muuta ja läbi mõtestada. Eks tõsi ta on, eks ju, et see veenmisoskus on ka päris suur osa sellest ja tõepoolest, et Bianca tõstatab praegu selles mõttes olulise punkti, et me räägime kaasamisest ja kaasamine reeglina paraku siis, eks ju, väga paljudel juhtudel taandubki selle infokorje nii-öelda või sisendikorje tasandile ja on ka neid olukordi, eks ju, kus siis need, kes olid kaasatud, nad ei saa ka nagu seda tagasisidet selle kohta, et ma andsin küll sisendit, aga kuhu see edasi liikus või millist otsustusprotsessi see siis mõjutas. Ma näen, et Riivo tahab siin kommenteerida. Ma tooksin ühe näite, et mul oli üks töö hiljuti ja see puudutab regionaalarengut. Ja mõte oli siis see, et siis teadmiste põhine siuke arusaamine, kuidas regionaalarengut suunatakse. Ja otsisin siis näiteid ja esimene näide oli siuke väga vahva näide ja minu meelest tõesti regionaalpoliitiline. Avalikud töökohad viime Tallinnast välja. Minister on andnud käsu 3000 töökohta. Siis vaibus see asi, saadi aru, et lihtsalt liiga palju, kui te protsendina vaatate avalike teenuse töökohtades, siis pole tuhkagi palju, aga 1000. Siis, eks ole, esimese aasta lõpus selgub 803 töökohta on välja läinud, aga väikses kirjas all on, et osa töökohti olid täitmata, palju oli, ei tea. Järgmine aasta sama teema üleval. Aga me ei räägi enam töökohtade väljaviimisest, vaid me räägime väljapoolt Tallinnast inimeste värbamine tööle avaliku sektorisse. Otsid, palju siis värbati ja mitte ühtegi andmet ei leia. 3. aasta on uus valitsus. Kas keegi mäletab, et selline asi oli? Ei mäleta. Ehk ma tahaks öelda selle aspekti juures, et kui me tahame nagu muutusi, et siis meil peab olema hirmus järjekindlus. Et see pidev toimetamine, pidev järjekindlus ja kui siin enne oli juttu, et särasilmad hakkavad maapiirkondades kogu aeg on vedanud, hakkavad ära väsima, kuidas seda asendus leida. See jätkusuutlikkus oleks siis ka ja pidevus oleks üks selle aspekte, et kui me tahame neid muutusi ellu kutsuda, oleks minu arvates väga asjakohane läbi mõelda. Ja see viimane kogemus, ma ei ole kunagi allkirja andnud Eesti riigi vastu, esimest korda olen see teinud. Ja siis, kui selgus, et mõte oli loll, 155 allkirja, 42 organisatsiooni, aga mõte oli loll, siis, eks ole, võeti vastu seadus Riigikogus ja 2 kuud hiljem kutsutakse sind külla, et arutada teie seaduse ettepanekut. Minu meelest oli see päris naljakas, sest protseduurid on sellised, et tuleb uuesti kohtuda nende inimestega, kes sellise ettepaneku tegid. Aga seadus on juba ammu vastu võetud ja nüüd siis niimoodi istud ja mõtled, et tore, mis ma seal istun. Et veel kord öelda sulle, et sinu mõte oli loll. Vabandust, aga kuidagi niimoodi hakkab see tunduma, eks ole. Tõnis soovis ka. Jaa, mul tuli mõlemast mõttekäigust juba palju üksjagu mõtteid, aga võib-olla
võib-olla eelkõige nagu kumas ikkagi see läbi eelkõige, et on ilmne, et ruumil on väga tugevad seosed poliitikaga ja ka vastupidi. Ma ei tea, siin eile äkki liikus Facebookis ringi see pilt Pariisi valimistulemustest, mis enam-vähem jagunes niimoodi vasakpoolsed ja parempoolsed ära teistpidi, et paremad kätt olid siis vasakpoolsed ja vasakud kätt linnas olid parempoolsed. Ja on ilmne, et ruumil ongi seal teatud roll, et miks see selline segregeerumine toimunud on ja miks selline nagu kapseldumine toimub ka oma poliitilistes hoiakutes. Ei oska praegu hinnata, Pariis on keeruline linn ka. Aga kahtlemata ta oma mõju avaldab ka Eestis. Ja samamoodi ka need otsused, sama näide on ju riigiametite kolimisest või mitte kolimisest, värbamisest või mitte värbamisest. Selle mõju avaldub täna, kus tegelikult väiksemad kahanevad kogukonnad, ma ei tea, Põlva, Kärdla või mõni muu, on pikka aega oodanud uut riigimaja enda keskusesse, mis annaks sinna võimaluse väga kvaliteetses ruumis tööd teha, mis ilmselgelt teistpidi hakkab sinna meelitama ka, et ametid proovivad siis ka inimesi seal hoida. Aga need riigimajad on täna pandud kõik allapoole investeeringute piiri. Miks? Sest just nimelt need inimesed ei ole sinna jäänud, vaid vastupidi, see kahanemine on jätkunud kogu aeg. Ja seda ei saa lõpuni mõjutada ruumiga, vaid seda saab mõjutada just mingite muude poliitiliste otsustega, millel on pikaajaline mõju. Mul on tänases kontekstis väga hea meel, et koostamisel olev üleriigiline planeering pöörab sellele väga palju tähelepanu nendes vestlustes, kui planeeringut on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ka vedanud, nad on seda proovinud vedada väga valitsusasutuste üleselt, et päriselt kõik saaksid aru, mis on meie probleemid ja miks me peame selliste otsustega tervikuna tegelema. Ja nii palju, kui mina olen vähemalt kõrvalt seda pealt kuulanud, siis saavad kõik valitsusasutused aru just nimelt ruumi rollist ja ruumi seostest siis tegelike ühiskondlike vastupidavusvõimekustega või vastupidi võimatusega. Et see taju on jälle nagu tugevalt olemas, kasvav, aga see ei tähenda seda, et me ideaalses maailmas täna elaks. Mul on mingi mõte veel, aga ei mäleta. Tuleb tagasi. Tegelikult siin võib-olla natukene tuli sisse ka see vastandumise teema, et sageli ruumi teemade puhul ka, vähemalt see võib-olla siis tuues siin jälle ajakirjandust sisse, aga et ruumi teemad sageli on need kohad, kus tekib sellist konflikti või ütleme meie versus nemad situatsioone, et kuidas näiteks Bianca sina tajud, et kui ütleme, kas siis, ma ei taha öelda võib-olla probleem, aga ma ei tea, olukorra kirjeldus siis, kui tõene see on, kas see päriselt siis peegeldab seda, mis tegelikult ühiskonnas toimub ja nii edasi. Et siin ma mainin ka juurde, et need protsesse, mida me oleme nagu uurinud ja toetanud, on olnud just seotud kestliku linnaplaneerimisega, mis on väga nagu spetsiifiline teema ka, millest kaasata, eks ju. Aga kaks nagu põhilised nagu, ma ütleks sellised mõttekohti või väljakutseid nagu ilmnesid korduvalt. Üks on seotud selle sama järjepidevusega, et väga palju kaasamisprotsesse tehakse ju seoses projektidega, et need on projektipõhiseid protsesse, mis esiteks tekitab järjepidevuse küsimus, aga teiseks, et kui sa oled juba projektipõhiseid raha taotlenud mingi konkreetse eesmärgi ees, ega seda eesmärke sa pead ka täitma. Et, ja kaasamisega sa justkui annad signaali, et me saame nagu kõik otsad oleksid lahti, et me saaksime ka nagu selle agenda üle arutada, et siin tihtipeale on just see väljakutse, et kuidas me saaksime kommunikeerida ka neid piiranguid ja just nagu seda, neid ootuseid kuidagi juhtida, eriti kui tegemist kestlike teemadega, kus meil on reaalsed piirid, mille sees me kuidagi toimetame. Ja see teine, et just see vastandumise küsimus, et tihtipeale on neid ka nagu seotud just sellega nagu mitte ainult, kuidas me neid protsessi disainime, vaid ka kuidas mul on reaalselt nagu võimalus kaasa rääkida, et milline on see keel, et mida kasutatakse, et kes reklameerib enda jaoks seda ekspertsust, millised teadmised loevad ja millised nähakse võib-olla pigem sellist mitte nii
tõsiseltvõetava nagu sõnavõttudega ja seda mitte ainult kaasamisprotsessis ise, vaid ka siis, kui sul on sisendid olemas. Ja sa pead otsustama, milliste sisenditega sa mil määral arvestad või mitte. Et kas seal tuleb väga tugevalt just see, et milliste sõnadega inimene sai ennast väljendada ja millised teadmistega ta tuli sinna protsessi sisse ja kuidas me saame võib-olla seal ühtlustada ja siin ma tahaksin tõesti nagu väga positiivse näitena seda rahvakogu esile tuua, kus väga palju nähakse just vaeva selleks, et meil oleks ühtlasem teadmiste ja baas ja nagu sõnavara, et mis natukene nagu aitab neid protsesse, neid vastandumisi vähendada, mis tulevad protsessiliselt. No siin on see sama väljakutse, mida tegelikult ka Rivo puudutas, on see identiteedi küsimus, on ju. Et mida aeg edasi, seda rohkem me näemegi selliseid süvenevaid identiteetide erisusi. Et kui võib-olla traditsiooniline kokkukäimise koht oligi just nimelt füüsiline ruum ja siis see tagas selle, kus võib-olla see ka empaatiamuskel oli ühiskonnas tugevam. Üksteisest sa pidid lihtsalt aru saama, sest sa pidid seal turuplatsil nagu toime tulema väga erinevate inimestega. Täna sul on võimalus ennast ära kapseldada üha rohkem oma ruumidesse, mis on võib-olla globaalselt tasandil on ju võrgustikud, mis ei ole seotud siis selle kohaspetsiifilise ruumiga. Ja me olemegi nüüd siis ka demokraatia edendajatena ruumi küsimustes nagu selle väljakutse, et kuidas nad siis erinevad väga-väga erinevalt tugevate identiteetidega ja väga selgete seisukohtadega inimesed, kuidas sa need üldse nagu tuppa kokku tood ja paned koostööd tegema. Meil oli hea näide just, mida Johanna aitas vedada. Tuulepargid, see paneb kõigil kohe tulukased põlema. No kui sa veel metsast räägid. Aga kuna ka minu juhitavas teenistuses Maa- ja Ruumiametis on ka planeeringute osakond, kes siis tegeleb teatud liiki Eesti planeeringutega, et muuhulgas ka siis eriplaneeringud, üldplaneeringud muutuvad, detailplaneeringud ja üldplaneeringud, kus on ka tuulikud sees, et siis see on üks teema, mis meile kogu aeg laua peale jõuab. Ja näeme seal selliseid korduvaid väljakutsed, mis on puhtsuksed nagu mõnes mõttes planeerimistehnoloogilised, aga seal juures ka kaasamisväljakutsed erinevate ametkondadega koostöö ja nii edasi. Ja korraldasime siis ühe sükse suuremat sorti ümarlaua, mõtlesime, et jumala hea idee, oligi hea idee ja on ja läks hästi. Aitäh. Aga mis selgus oli see, et kui me sinna siis kohale kutsusime 70+ inimest, kes ka kohale tulid ja seal olid tõesti arendajad, projekteerijad, planeerijad, keskkonnamõju hindajad, volikogudest inimesed ja kui ka volikogudest või komisjonidest inimesed, siis ka inimesed, kes on veendunud tuuleenergia vastased. Nad olid kõik ühes ruumis. Ja see korraldus oli muidugi selline, et mõni päev varem saime ka kõne piirkonna politseinikult, et teie maja eest toimub ka suuremat sorti meeleavaldus, et vaadake ette, et te plakatiga vastu pead ei saaks ja teid ikka nagu tuppa lastakse. Aga mis kus ka hästi lühidalt kokkuvõttes oli see, et sellist laadi kohtumist kogu selle tuuleplaneeringute kavandamise ajal selgus, et ei olegi siiamaani korraldatud, kus sa päriselt tood nagu erinevad huvigrupid ühte ruumi kokku. Loomulikult me pidime seda tegema nii, et meil oli oma riskiplaan, et juhul kui provokaator või 2 asuvad midagi toimetama, et siis me ka õigel hetkel lõpetame kogu ürituse ära. Me ei pidanud seda kasutama, sest et kõigil olid ette antud ka selged kultuurireeglid, kuidas me siin ruumis toimetame. Ma arvan, et hea ja äge ja positiivne oli ka see, et maja ees toimus meeleavaldus koos mikrofonide, sõnavõttude, plakatite ja skulptuuridega. Ja muusikaga. Et sul oli olemas nii-öelda samas kontekstis 2 erinevat demokraatia formaati. Et vaba meeleavaldus ja siis selline kureeritud vestlus siis selles siseruumis sees. Et see nagu lisas veel kõigele sellele lihtsalt nii palju enamat minu arust juurde. Ma väga nautisin seda. Aga ühesõnaga, arutelu seal ruumis selgete reeglitega, kureeritud formaadiga oli kultuurne, sisuline ja seal oli ka palju õppekohti, aga selles mõttes, et kui sa ei proovi, siis sa ei saa ka teada, et kas see päriselt õnnestub, siis nende erisuste kokku toomine ja antud juhul õnnestus. Aga vaata, siin sa tõid minu meelest väga hästi välja selle, et kui me kaasame, siis neid kaasamise vorm on väga erinevad. Et keegi tahab plakatiga ukse taga olla, no andke talle võimalus, eks ole. Aga teine on see, et kas seda nagu peaks teadlikult tegema. Et meil on ju kõik inimesed arvavad üha rohkem, kõik arvavad midagi. Ja see on loomulik, et ma arvan. Nüüd teine, kas ma olen teadjamees, see on juba, eks ole, järgmine samm.
Ehk siis, kui me hakkame kombineerima neid erinevaid võimalusi, et meil on arvajad, siis on meil, eks ole, eksperdid, siis on meil poliitikud, kes viivad ellu, siis on meil veel kõik seltskond, kes jälgib, et kas seda ikkagi ellu viiakse ja kuidas see nagu läheb, ehk see seiresüsteem. Et kui me niimoodi nagu mõtleme süsteemselt ja tahame saada tulemusi, siis meie edupant on ikkagi see, et neid erinevaid kaasamise meetodeid tunneme ja suudame neid nagu ka siis rakendada igapäevas töös. Et siin oli jutt, et kellegi küsime, näiteks e-maili teel, kellegiga peab, eks ole, arutama. Nii et see on ka koht, kus ma ütleks, et on arenguruumi ja ma arvan, et siin on edasiminek olnud vähemalt 10 aasta jooksul ikka väga võimas. Ma võib-olla sinu jutust ka nüüd, ma ei tea, palju meil aega on, et kella ei ole. Lausa, suurepärane. Tahtsin lihtsalt... Nüüd läheb alles lahti. Nüüd alles läheb lahti. Nagu maast leitud. Aga et ma tahtsingi tulla võib-olla ka nende uudsete kaasamisvormide juurde, et selles mõttes meil on loodud erinevaid meediume siis rahvakogudest, kaasavate eelarvete kuni, ma ei tea, Facebooki gruppide või tänavaküsitlust, et ühesõnaga justkui neid kaasamisvorme on ju terve posu ja need on, eks ju, nüüd siin viimase 10 aasta jooksul ikkagi nagu seeni pärast vihma tekkinud, et kui tulemuslikud nad, ütleme siis just selle nii-öelda kaasamise seisukohast teie arvates on, et kas nad täidavad oma eesmärki? See on minu meelest hea küsimus, et mina olen vaadanud arengukavasid, et kunagi, ma arvan 20 aastat tagasi, Eestis oli 256 omavalitsust ja ma võtsin, et ma loen kõik arengukavad läbi. Mis te arvate, kui suur maht ühel arengukaval võis tollel ajal olla lehekülgedes A4? 50 lehekülge. Ai ja külm. Ühel omavalitsusel oli 354 lehekülge arengukava. Ja ma mõtlesin, et ma loen seda, aga ma arvan, et mitte ükski volinik ei olnud seal läbi lugenud. See oli Tudulinna valla arengukava. Ja ma kujutan seda ette, et oli külm talv, paks lumi ja mingi mees istus kodus ja mõtles, kuidas asjad peaksid Eesti riigis käima. Väga äge filosoofiline traktaat, ma ei tea, kas see kuskil on veel alles, aga selline filosoofiline traktaat, eks ole. Ja nüüd siis kõige lühem oli selline, et vallavanem võttis taskust välja ühel A4 lehel 5 asja, mis ma pean ära tegema ja oligi asi selge. Nüüd saatus mängis kätte, et me võitsime ühe hanke ja tuli uuesti vaadata Eesti Vabariigi arengukavasid. Ja mõtlesin, et kuidas seda teha, aga te saate aru, et üks oluline asi on muutunud. Argumente enam väga ei ole, vaid on poliitilised loosungid. Nüüd, poliitilised loosungid tähendab seda, et me oleme hakanud selles kaasamisest kasutama videoklippe. Arvamusliidrite videoklippe ja nemad, eks ole, võtavad selle jõu taha ja suunavad energiat siis, eks ole, oma niimoodi eesmärkide täitmisse. Eks see on läinud väga visuaalseks. Väga visuaalseks ja nüüd, kui sa tahad otsida, kus see mõte nagu tuli, siis seda enam väga ei leia. Ja nüüd ongi niimoodi, et need materjalid, mina ütlen, et 15 lehekülge arengukava suurepärane aitab küll. Et see on selline teadmiste põhisus on minu meelest tahaplaanile läinud ja on läinud, eks ole, loosungite peale. Ja nüüd, kui te neid loosungeid vaatate, siis te näete, et need loosungid haakuvad väga hästi selline ühiskonnas hetkel käibel olevate selliste tõdedega. Roheenergia. Kohe hakkab, eks ole, asjad liikuma. Ja miks need asjad liiguvad, te peate aru saama, et seal taga on raha. Ehk see, mida mina ka üha rohkem näen, eks ole, kuidas raha hakkab suunama tegelikult meie mõtet palju rohkem võib-olla kui varem. Ja selle kaudu, kui te niimoodi nagu vaatate, kus need huvid on, kunagi Tartu on hästi vahva, vaadake Tartu linna arengukava, minu meelest väga äge arengukava, mõõdikute süsteem, klipid jooksevad, kuidas asjad käivad, kust need tulid, ei ka väga täpselt ei tea, aga äge. Et kui te niimoodi nagu vaatate ja mõtestate, aga kuidas ma nagu seal peaks osalema. Ja nüüd on tulnud AI. Ma siis mõtlesin ka, lasin AI-l kõik ära teha, mida ma kunagi läbi lugesin. Tegi ära. Ja täitsa äge värk tuli välja, soovitused, ettepanekud, tõsi, terve päeva möllasin temaga.
ja selline pilt tuli niimoodi ette ja ma arvan, et me lugesin siis selle AI kohta veel ühte huvitavat lugu ja seal öeldi, et vaadake, et kui nüüd AI läheb massikasutusse, siis eks ole, sinu tarkusel ei ole enam mingit tähendust, et inimesed muutuvad nagu üheülbaliseks. Kõik on targad ühtemoodi. Ja nüüd on küsimus siit edasi, et aga kui me mõtleme, et me tahame midagi ellu viia, aga kes on need liidrid, keda ma usaldan? Kes hakkavad seda joondama? Et see on nagu päris huvitav teema, mis minu jaoks on ka, et kas meil on need liidrid, keda ma usaldan, kui asjad nii kiiresti muutuvad. Et siin on ka minu arvates mõtteainest. Ma vaatasin, et Maiul on üks küsimus vahele ja meil ka on 5 minutit, et ma annaks kõigepealt sõna Maiule ja siis võib-olla Bianca on siin märkmeid teinud, tahab kommenteerida. Ja ma tahtsin, et see küsimus, millega sa alustasid, seda osa oli, et kas nende kaasamistel on ka mõju olnud, et neid arendatakse erinevaid meetodeid. Ja kuna ma olen olnud üks siis nendest, kes erinevaid neid kaasamise meetodeid arendab, testib, mõõdab, siis mul on üha rohkem see küsimus, et kaasamise meetodil ei saa olla mõju otsustusprotsessidele, kui me seal kõrval ei disaini uusi otsustusviise, uusi elluviimise viise, sest mulle tundub, et selles elluviimises on meil täna seesama, mida Rivo näide ka nendest arengukavadest nagu tõi tegelikult esile, et mida arengukavasid nagu tehti ja kirjutati, et see oli see eesmärk, aga eesmärk oli tegelikult ju teha midagi teistmoodi selleks, et meie ümber midagi muutuks. Et kuidas neid elluviimise viise ka nagu arendatakse, eks ole, ja siis juurutatakse üle kogu avaliku sektori ja ka poliitilisse nagu maastikku, et minu meelest on seal nagu see mõjude piiratuse nagu probleemipunkt, et kaasamisi võib küll, aga kui see edasine etapp, eks ole, samamoodi ei uuene, et siis me jääme nagu, jäämegi kogu aeg nagu tupikusse. Ma oleks pannud siia ühe asja juurde, otsustusjulgus. Võtame selle sama Eesti üldplaneering 2050. Ma lihtsalt ütleme ainsa asja. Et kui te vaatate seda, et olles ise olnud ka selles uurimisgrupis, kes tegi ettepaneku, et 10 keskusega Eesti. Nüüd läks, eks ole, valitsuskabinetti. Ei. Niimoodi ei ole. Väärt elu igas Eesti paigas. See on see sõnum. Poliitiliselt, eks ole, täiesti aru saada, kõrvad niimoodi löövad rõõmsalt niimoodi laineid, eks ole, väärt elu igas Eesti paigas. Ja siis te tulete reaalsusesse ja näete tegelikult, eks ole, et see ei ole võimalik. Ehk me oleme teinud dokumente, aga me ei julge otsustada. Et dokumendide meistrid on, ma arvan, Eestis on üks äge dokumentide meistrite maa. Kogukond. Tehakse, pannakse kirja, otsime raha. Ma annan korra veel Tõnisele sõna. Jaa, mul juba tuli nii palju mõtteid, aga meil on aeg otsas, aga võib-olla siis piirdun ühega, et millele ka Maiu osutas on ju tegelikult see, et me siiski kipume ise nagu mõtlema kaasamisprotsessidest ja otsustusprotsessidest kui 2 eraldi seisvat asja, mida see nagu juba eos on nagu vale lähenemine on ju. Et see ongi osa ju terviklikust demokraatlikust ühiskonnast, kui meil on nad kokku põimunud ühtseks tervikuks. Ja ütleme nii, et me võib-olla just nagu ruumi loomise planeerimises me mõistame ka kaasamist liiga kunstlikuna, sest ta on võib-olla ka seaduses justkui nii ka väljendatud, et sul on mingisugune kaasamise etapp, kus sa teed ka avaliku arutelu, et ongi justkui nagu väljaspool kogu muud protsessi. Kuigi praktilises elus kaasatavad, informeeritavad ja ka otsuse õiguse äraandmine toimub selles protsessid ju väga erineval viisil. Seal on erinevatel riigiametitel omad rollid, erinevatel ekspertidel omad rollid. Planeerimine ise on tegelikult meeletu selline võrgustikutöö erinevate osapooltega. Aga mis selle kõige nagu suure väljakutse aluseks on ja mida ka Rivo puudutas, on minu arust informatsioon ja informatsiooni ülekullus. Kui varasemalt oli meil üleküllus tõepoolest igasugustest arengukavadest, planeerimismaailmas on veel 2 asja, et meil on näiteks maakonna arengustrateegiad ja maakonna planeeringud, miks on meil vaja veel 2 mammut asja, mis üksteisega osaliselt konkureerivad, mida samamoodi üks inimene mõlemad kunagi läbi ei loe, mis tähendab seda, et see on vastuolud sees, aga me nõuame selliseid asju ikka seaduse tasandil.
täiesti arusaamatu. Ja nüüd täna siis veel see AI slop lisaks, mis omakorda toodab seda informatsioonirohkust veel enam. Aga nüüd võib-olla kui siis nagu mõelda, mis siis võib-olla paremaks võiks saada, et siis ruumiotsuste puhul see info mahu haldamine on see number 1 väljakutse. Ja tänastes ruumiprotsessides, toon mingi näite siis, täna oli uudistes ka, kus üks leibkond ei saa endale maja ehitada, kunagi on detailplaneering kehtestatud merele lähedale piirkonnale, aga nüüd siis, kuna mere asukoht muutub, siis enam ei saa, on ju. Aga selle info ta oleks pidanud ammu juba kätte saama, et ta tegelikult sinna seda maja kavandada ei saa. Ja see info kättesaaduse väljakutse Eestis on. Me Maa- ja Ruumiametis tegeleme sellega palju, sest et me oleme üks suurimaid ruumiandmete haldajaid, tuhandeid infoväljasid, erinevaid andmekogusid. Ei ole kõik meie hallata ka. Ja üks väljakutse siin ongi, millega me nüüd ka Riigikantselei innovatsioonifondi toel tegeleme, on kõikide nende andmeväljade andmekogude ühildamine, liidestamine kasutaja keskseks. Umbes nii nagu see kolleeg on toonud näite Google Mapsist. Google Maps, mis ta muutis maailmas, muutis selle, et kogu maailm on sinu järgi nii-öelda paika pandud, et sa saad aru täpselt, mis sinu suhtes toimub ja kuhu sinu suhtes peaks kusagile minema midagi tegema. Et see on üks asi, mida me nüüd siin uute tehnoloogiatega loodan, et saame muuta ja kui me suudame selle info kättesaadavuse muuta erinevatele osapooltele kiiremaks, mugavamaks, läbipaistvaks, ma arvan, et see aitab seda ühtset platvormi ehitada, millest me siin ka rääkisime. Aga see on võib-olla tahaks siia ühte mõtte veel lisada, et mul tundub, et me oleme hästi palju rääkinud nüüd kaasamisest kui sellist ülevalt alla protsessist. Ja just see eelmine paneel näitaski, et kogukondades on sisse süsistatud seda nagu julgust, et ise ennast kaasata. Ja ma arvan, et kui me räägime siis sellest tulevikus, siis tuleks ka mõelda, et kuidas me saame arvesse võtta ise organiseeritud kaasamist. Et just see, et kui tekitada nagu seda võimalust anda seda ruumi ja mööda seal metoodiliselt läbi. Sest et meil on hästi palju ka räägitud, et jah, meid kutsutakse kaasamise arutelule. Ma tegelikult ammu andsin oma ideed sisse, kedagi huvitanud, ma ei tule. Et selles suhtes, et ma arvan, et see, kui nüüd see julgustus on olemas ja need ideed on olemas, et kindlasti väga oluline järgmine samm oleks just seda arvesse võtta ja mõelda, et kuidas me päriselt saame sellega arvestada, mis tuleb inimestelt ise, ilma et meie korraldame neid kaasamisprotsesse. Jah. Siinkohal ma tõmbaksin sellele toredale vestluse vahepunktiiri vahele. Ma isegi ei taha öelda, et joone alla, sellepärast, et täpselt Bianca mõttest innustatuna, et ise kaasuda või kaasata, kuidas see väljend sul oli, et meil on terve lõunaaeg, et kus kõik tahtsid küsimusi esitada, saavad üks viimane kommentaar, sööme pärast natuke kiiremini lihtsalt selle võrra. Aitäh. Ma tahaks seda küsida ja kommenteerida, et Rivo siin enne ütles, et riiklikult on tegelikult väga reguleeritud see, mis järjekorras mingid asjad peavad toimuma, just näiteks võtame üldplaneeringu. Seal on avalikud arutelud, mingid dokumendid ja nii, aga tegelikult sellele esimesele kaasamisele, mis kaasab siis inimesi tegelikult, kes nendes piirkondades elavad, algab tegelikult ju sellest, et esimene dokument on juba loodud. On loodud eskiis. See on ülimahukas dokument, seal on mingid asjad juba paika pandud niimoodi, et ma ei saa öelda, kas mulle siis sobib või see ei sobi. Tähendab, ma saan öelda, aga minu arvamusele pärast vald ütleb, et ei arvestata. Et kas ei peaks algama niimoodi, et kõigepealt ütleme, me hakkame tegema üldplaneeringut, esitage siis kõik kogukonnad, külaseltsid, vallad, mingi sisend ära. Kindlasti ei ole võimalik loomulikult kõigega arvestada, aga võtke sisend vastu ja siis tuleb see eskiis, mis arvestab siis juba osaliselt nende asjadega ja siis hakkame arutama. Sest tegelikult on väga paljud asjad juba enne paika pandud ja sealt tulebki see, et on näiline kaasamine. Et mis punktist algab kaasamine? Ma olen nagu sellega nõus, eks ole, et lahendus on juba laual ja siis ma annan sinna sisendit, eks ole, et me ju rääkisime seda, et tahaks ikka, et minu mõte ka nagu läheks ja see ei pruugi, eks ole, kattuda. Aga et ma pakuks sellist asja, mida ma ise olen mõelnud, et see võiks olla lähteülesande teema. Me teeme, eks ole, planeeringule lähteülesande, arengukavale lähteülesande. Siin oli juttu, et me teeme maakonna arengustrateegia uuendamist.
mis asi see on, mida me tahame saada. Aga selle üle, mis see on, me arutame lõuna ajal, eks ju. Et suur aitäh, aplaus meie panelistidele, aga enne lõunat veel üks väike. Meil on veel käsi. Nii, et veel enne, kui me läheme maitsvale lõunasöögile, on üks väikene tseremoniaalne vahepaus. Nimelt on Eesti Koostöökogu välja kuulutanud ka üliõpilaste teadustööde nagu stipendiumi selleks, et edendada demokraatiaalast mõttetööd Eestis. Ja Kairi Tilga, palun, sul on võimalus välja anda üle siis need tunnustused. Jah. Nii. Aitäh ja tõesti teen väga kiiresti, sest söögilõhnad juba meelitavad. Aga jaa, et Eesti Koostöökogu on sellel kevadel esmakordselt sellise stipendiumi välja andnud, mille eesmärk on siis tõesti ergutada sellist osalusdemokraatia uurimist ja eriti rõõmustame, kui selle uurimise raames kuidagi käsitletakse ka meie platvormi rahvaalgatus.ee-d. Ja väga tore on siis kasutada seda auditooriumi hetke, et ikkagi ka pidulikult nimetada see meie esimene stipendiaat. Ütlen juba küll natukene ette, et teda ennast siin kohal ei ole, aga jätke ta meelde. Kendra Kurismann on siis meie esimene stipendiumi saaja. Aplaus. Ja tema on siis Tartu Ülikoolis, õpib Euroopa õpinguid magistriõppes ja tema eesmärk on uurida osalusplatvormide või siis e-petitsiooni platvormide disaini mõju algatuste siis sellisele käekäigule või edukusele. Ja ta vaatab siis võrdlevalt, et kuidas on platvormid üles ehitatud Eestis ehk et meie rahvaalgatusportaal, milline on platvorm Soome parlamendile mõeldud petitsioonide esitamiseks ja milline on siis Lätis. Nii et selline 3 riigi võrdlus, mis on väga põnev, ootame huviga. Aga see ei ole veel kõik. Tegelikult tahaksime mitte küll rahalise stipendiumiga, aga ikkagi väga olulise äramärkimisena välja tuua ühe teisegi töö. Mikk Oja, kes on meie rõõmuks ka siin. Ja Mikk on Tartu Ülikooli kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistrant, väga tore. Ja kas pole mitte väga sobiv hetk just nimetada sinu töö uurimisvaldkond nii-öelda, mida sa hakkad siis oma lõputööks kirjetama, et see sobib täpselt sellesse eelmisesse arutellu. Nii et ma natukene siin spikin, et siis ruumiliste planeeringutega seotud arutelud ongi sinu enda huvifookus. Sa tahad näha, kuidas see arutelu dünaamika siis sellistel avalikel koosolekutel Eestis on olnud ja kuidas inimeste kaasamine on olnud võimalik. Nii et eelmise paneeli osalised palun siis hoidke silma peal, et selline magistritöö on varsti valmimas. Ja anname siis Koostöökogu poolt sulle sellise väikese ergutava auhinna. Aitäh sulle. Aitäh. Kas sa tahad 2 sõna ise öelda ka veel? Okay. Nii, ja tõesti viimase asjana ma kasutan ajahetke ka selle jaoks, et kuna täna on rahvaalgatuse 10. sünnipäev, siis ja kuna me peame tõdema, et neid demokraatiaga tegelevaid inimesi Eestis on väga-väga vähe, need on kõik kulla hinnaga, et siis kasutaksin Eesti Koostöökogu poolt ikkagi võimalust tunnustada seda suurt tööd, mis selle portaali eduloo taga tegelikult on, igapäevane töö, aastatepikkune nii-öelda juhtimine läbi keeruliste olude, et kuidas seda platvormi üleval hoida, et Eesti inimesed saaksid osaleda. Ja täna me teame uuringute põhjal, et tõesti Eesti inimesed hindavad seda võimalust. Ja ma tahaksin oma head kolleegi Maarja-Leena Saare siia ette kutsuda ja tänada teda selle platvormi hoidmise ja arendamise eest.